Mulle on päris palju viimasel ajal niisi naljaga pooleks ette heidetud, et meil seda demokraatiat on olnud liiga palju. Ja tõsi on ka see, et sellist, ma oma loomult selgelt olen võib-olla isegi liiga demokraatlik juht, aga sellised olud ja olukorrad nagu täna turul on pigem eeldavad seda, et sellist jõulist sekkumist ja väga otsest autoritaarset juhtimisvõtet tuleb üha tihedamini kasutada ja eks siin on ka omal selline kõva õppimise koht. Ja siin ma julgen jälle öelda, et eks sellest tulenevalt on ka ju nii välja kukkunud, et ma arvan, et on päris mitmeid ja mitmeid teemasid, kus need asjad, mis mul õnnestus aasta tagasi ära delegeerida ja nii-öelda teostada kontrolli, täna tuleb omal ära teha ja delegeerida ei ole kellelegi. Ühest küljest see, et kulude kokkuhoiu mõttes on kõik sellised rasvakihid on naha alt välja hõõrutud ja ei ole kellelegi delegeerida, peadki ise tegema hakkama. Teist külge pidi raskel ajal, kui sa ikkagi nii-öelda hoiad ise käe pulsil ja tead ja tunnetad, mis täpselt toimub, siis see annab selge eelise nii-öelda eemaloleku mõistes. Et selles osas eks aeg on sundinud ja nii palju saad ise ka ikkagi maailmast aru, et tuleb praegu vähemalt üha rohkem ja rohkem ise nina sisse pista asjadesse ja sügavuti vaadata. Ettevõte on väiksemaks ka jäänud, et ega see koomale tõmbamine nii turul kui ka ettevõtte mahtudes on ju tuntav olnud ja selle võrra õnnestub ka võib-olla rohkem sisse vaadata, kui ta ennem oli. Aga need asjad, mida ma kindlasti kellelegi ära ei ole nõus delegeerima ja ei ole ka delegeerinud, on selline igapäevane, kuidas öelda, ettevõtte sisene suhtekorraldus ja inimeste nagu kursil hoidmise korraldamine, mis iganes see ka siis tähendab, et sellistel keerukatel aegadel on ju väga palju neid, kellel on kas isiklikke muresid või on tööalased segaduse hetked, kus ei teata, kuhu minna. Ja ma arvan, et see on olnud ikkagi üks selliseid põhitöösid, mida paratamatult ei ole ikkagi võimalik väga palju ära delegeerida, mis puudutab minu alluvaid ja nende suhteid, et kuidas midagi teha, siis selle sisendi saan ikkagi mina anda eelkõige ülevalt poolt allapoole, kas või meeldetuletuse mõttes, kuidas me oleme neid asju teinud. Ja siis juba saavad alluvad sellega minna oma alluvate juurde edasi selle sama loogikaga. Et selle niisuguse käepulsil hoidmise ma küll olen endale jätnud, sest et isegi koondamiste ajal ja palkade vähendamiste ajal, mis me siin väga jõuliselt oleme teinud, olen ma endiselt seda meelt, et need inimesed, kes meil töötavad, on väärt seda, et nende nimel pingutada ja see on nagu võib-olla selline olulisem asi, aga kõik muu on nagu kõigil, mis iganes ettevõtte juhtidel, et on terve hulk kliente, kellega sa pead suhtlema ja kellega sa meeleldiga suhtled ja seda tuleb teha ja samas ei tohi ju ära unustada seda sama 2013 ja sellist strateegia poolt, et võib-olla väga jämedalt võiks öelda nii, et kuna meie tütarettevõtete juhatused ja need töötajad seal on tõesti tublid ja jagavad seda ehitusäri väga hästi, siis kindlasti minu koormus on nii-öelda igapäeva operatiivtasandi ehitusäris kaasalöömisel langenud ja pigem on kaldunud just siia, kuidas selline kogu kontserni muudatuste juhtimise pool kokku hoida ja ära pakkida nii, et 2-3 aasta pärast neid vilju võiks nautima hakata ja mis seal salata, eks see võtab praegu päris suure aja.